Selleks hetkeks mõistavad kõik, et Hormuzi väin on Iraani jaoks oluline läbirääkimiste mõjutamise allikas. Aga Hormuzi tõeline jõud ei seisne ainult selles, et Iraan saab seda kasutada maailma naftakaubanduse sulgemiseks. Oluline on see, kuidas Iraan seda teha saab. Ja see viitab läbirääkimiste dünaamikale, millest me pole oma 4 aasta jooksul veel rääkinud. See on üks asi, mis aitas kaasa sellele, miks konflikt Iraanis üldse alguse sai. Ja see kujutab endast probleemi, millega me võime varsti silmitsi seista palju kaugemal idas, juhuks kui me tahame taas sattuda oma laiemasse sõdivasse maailma. Niisiis, et tänast teekonda ette valmistada, alustame ettepaneku võimuks nimetatava nähtuse uurimisega ning vaatame, kuidas riigid jõuavad konkreetse kokkuleppeni, arvestades erinevaid võimalusi. Seejärel pöördume selle poole, miks ettepaneku võimu tasakaal võid määrata, kas sõjad tekivad muutuvast sõjalisest jõust. Lõpuks vaatame, kas Taiwan saab teha midagi sellist, mida Iraan ei suutnud, mis oleks muidu seda probleemi leevendanud. Aga alustame keskse läbirääkimisprobleemiga. Praeguseks mõistate, et sõjakulud tagavad vastastikku vastuvõetavate kokkulepete olemasolu, mis on koondunud võitluse oodatava tulemuse ümber, olgu tegemist Ukrainaga või Iraaniga. Mida me tavaliselt ei aruta, on see, millise neist kokkulepetest pooled lõpuks valivad. Ja see küsimus ei ole sugugi lihtne. Valikuid on väga palju ja ühe või teise kasuks otsustamisel on olulised jaotuslikud tagajärjed. Tõepoolest, keegi küsis selle täpse probleemi kohta, kui ma hiljuti palusin teemasid oma uue sarja jaoks Lines on Maps Extra kanalil. Hea vastus nõuab rohkem aega kui need 8 minutit, millega ma seal piirdun, ja seetõttu olemegi siin, kus kõik olulised detailid saavad välja öeldud. Lühidalt öeldes, kui sina saad olla see, kes konkreetse jaotuse välja pakub, siis on elu sinu jaoks suhteliselt hea. Lõppude lõpuks, kui Venemaal jääb valida selle musta joone ja sõja vahel, siis on must joon parem kui alternatiiv. Aga see on Ukrainale palju parem kui alternatiiv. Probleem on selles, et ettepaneku tegemine selles kontekstis ei tähenda sõna otseses mõttes joone tõmbamist kaardile ja selle siis vastasele saatmist. Pigem tähendab see suutlikkust usutavalt ähvardada oma vastast, et kui nad ei võta vastu sinu tehtud pakkumist, siis ainus alternatiiv neile on sõja alustamine. Siin on lihtne viis selle eesmärgi saavutamiseks. Kujuta ette, et vaidlusalune objekt on territoorium sinu ja vastase 2 pealinna vahel. Siis võiksid sa lasta oma vägedel taanduda kindla joone taha. Sellest saab de facto pakkumine teisele poolele. Sinu vastane võib võtta kogu maa kuni selle jooneni. Aga niipea, kui nad sellest üle astuvad, on seal kohe üksus, mille ründamine käivitab konflikti. Nii et see on kas tõmmatud joon või sõda. See on põhimõtteliselt sama loogika nagu üksusel, mille ründamine käivitab konflikti. Sa ei taha olla olukorras, kus teine pool saab lihtsalt vaidlusalusesse piirkonda sisse kõndida ja võtta selle de facto kontrolli alla ilma kulukat sõda vallandamata. Teisiti öeldes kaitsevad päästikmehhanismid riigi ettepaneku võimu. See on muuseas põhjus, miks Ukraina peaks olema üsna optimistlik selle suhtes, milline lõplik kokkulepe Venemaaga välja näeb. Ukrainal on kontroll selle objekti üle, mida Venemaa ihaldab. Ja hoolimata meediatsirkuses selle ümber, kes kontrollib Moskvas ringluses olevaid pakkumisi. Lõppkokkuvõttes saab Ukraina ise määrata välja pakutud jagunemise, paigutades lihtsalt sõdurid vastavale joonele. Lõplik kokkulepe ei pruugi olla suurepärane võrreldes sellega, kuidas asjad paistsid 2022. aasta jaanuaris, kuid see on üks parimaid Ukraina alternatiive, mis on siiski piisavad, et veenda Venemaad peatuma. Sõbralik meeldetuletus, et mul on teisel kanalil video, mis tutvustab kriisiläbirääkimiste teooriat, kui kõik need mõisted tunduvad sulle võõrad. See pärineb minu IRL Introduction to International Relations kursuselt. Ja tegelikult tekitas see mulle suure probleemi, mille aitas mul lahendada tänase video sponsor ChatLLM Abacus AI-lt. Vaata, need videod olid ilma stsenaariumita. Ma sain kasutada helitöötlustööriistu, et saada kirjalik ärakiri, kuid see jättis mulle ikkagi organiseerimata tekstiblokki. See polnud just see, mida ma tahtsin anda õpilastele nende kirjalike õppematerjalidena. Nii et lihtsalt lase see läbi LLM-i ja lase see laused korralikeks lõikudeks jäävada, eks? Mitte nii kiiresti. Mõned mudelid otsustasid teksti täielikult ümber kirjutada, just kui oleks tegemist täiesti teise loenguga.
See ongi see, mis teeb Chat LLM-i suurepäraseks. Üks tellimus annab sulle juurdepääsu kõigile parimatele eraldiseisvatele teenustele. Claude Opus, Grok, Gemini Pro, ChatGPT, DeepSeek ja palju teisi. Nii et kui mulle ühe mudeli vastus ei meeldinud, sain lihtsalt järgmisele klõpsata. Chat LLM sisaldab ka pildigeneratsiooni Fluxilt ja Nanobananalt ning videote genereerimist Soralt ja Klingilt. Ja minnes aadressile chatllm.abacus.ai/Liaison Maps. Esimese kuu saad vaid $7 eest ning edaspidi maksab see $10 kuus. Seega, suur tänu veel kord Chat LLM-ile Abacus AI-st, et nad toetasid tänast videot. Tulles tagasi Iraani juurde, siis Hormuzi väina puhul on asi selles, et Iraanil on selle üle de facto ettepaneku õigus. Keegi Teheranis ei pea Washingtonilt luba küsima, et hakata tasu nõudma. Nad võivad lihtsalt teatada, et tasusüsteem kehtib nüüd ja kõik peavad maksma või riskivad õhku laskmisega. Ilmselgelt oleks see samm, millele Ameerika Ühendriigid vastu vaidleksid. USA merevägi hindab üle kõige maailmas vaba laevaliiklust ning riigid, kes küsivad looduslike veeteede eest kaitsetasu, on nende jaoks täiesti vastuvõetamatu. Ebaloomulikud veeteed. Muidugi, tehke mis tahate. Aga Hormuzi väin on jumalast antud ning iga tasu selle eest on sisuliselt maks rahvusvahelisele kaubandusele. See omakorda rikub ühe globaalse korra põhialuse, mida liitlased olid lubanud hoida juba enne teise maailmasõja lõppu. Nüüd ei tähenda Iraani võime ühepoolselt püüda kehtestada tasu, et Iraanil õnnestub see läbi suruda. Ameerika Ühendriigid võivad selle ettepaneku alati tagasi lükata ja alustada pommirünnakuid. Ettepaneku tegemise võim ei tähenda, et saad määrata pooltevahelise lõpliku jaotuse. See lihtsalt tähendab, et sa võid proovida süsteemi rakendada ilma teise poole otsese koostööta. Samuti ei tähenda Hormuzi olukord, et Iraanil oleks kogu ettepaneku tegemise võim täielikult enda käes. Näiteks Ameerika Ühendriigid kontrollivad maailma majandussüsteemi ja seetõttu saab Washington määrata, kui suures ulatuses Iraan selles osaleda võib. Kuid Hormuzist tulenev osa ettepaneku tegemise võimust tähendab siiski, et Iraanil on parem kontroll selle üle, kuhu kokkulepe läbirääkimiste vahemikus lõpuks jõuab. Seetõttu tähendab see, et Iraan saab igas läbiräägitud kokkuleppes atraktiivsema osa läbirääkimiste objektist. Kui vaadata laiemalt, siis tundub seni, et ettepaneku tegemise võim on ainult kasulik. Ja tõepoolest, lõputute võimalike läbirääkimiste kujundamise viiside hulgas on matemaatiliselt tõestatud, et sinu jaoks pole paremat viisi läbirääkimiste pidamiseks kui see, kui sina oled ainus, kes teeb ettepaneku. Alternatiivid võivad ainult anda sinu läbirääkimisvõimu vastasele, ilma et see sulle mingit tegelikku kasu tooks. Muide, see artikkel kirjutati ajal, kui ma olin kraadiõppes. Esimene autor oli üks minu doktoritöö juhendajatest ja teine autor üks minu Rochesteri aegsetest kaasaegsetest. Igatahes, Fay ja Kenkeli tulemus piirab küsimuse ulatust ühe ajaperioodi läbirääkimistega, ilma et ajas oleks oodata jõuvahekordade muutumist. Kahjuks juhtub midagi kummalist siis, kui võim muutub praeguse ja tuleviku vahel, näiteks juhul, kui Iraan võib arendada tuumarelvi. Lubage mul illustreerida seda probleemi äärmuslikul juhul, kus kogu ettepaneku õigus on Iraani käes. Siis, tulevikus, kui jõudude tasakaal näeb välja selline, jagab Iraan läbirääkimiste objekti nii, et Ameerika Ühendriigid oleksid just nõus sellega leppima. Tagasi olevikku tulles saab Ameerika Ühendriigid kindlustada endale selle osa miinus oma kulud, võideldes selle nimel, et jõudude muutust ennetada. See on palju raskem olukord rahu tagamiseks võrreldes sellega, kui näiteks Ameerika Ühendriigid kontrollivad tulevikus kogu ettepaneku õigust ja saavad seetõttu hilisema kokkuleppe siia suruda. Seega ei pruugi isegi praegu tehtud helde järeleandmine Iraani poolt, mis ületab kaugelt selle, mida Ameerika Ühendriigid võiksid oodata, kui jõudude vahekord oleks muutumatu, olla piisav, et Ameerika Ühendriigid taluksid jõudude muutuse pikaajalisi tagajärgi. Kui kõik keerukused kõrvale jätta, on loogika siin lõpuks üsna lihtne. Hormuzi väina kaudu antud ettepaneku õigus tähendab, et Iraan saab paratamatult pikas perspektiivis endale hea tehingu välja kaubelda. Aga see tähendab, et Ameerika Ühendriigid saavad pikas perspektiivis suhteliselt vähem atraktiivse tehingu, mis muudab Washingtoni vähem valmis võimu nihkumisega Iraani kasuks leppima.
Ja see võibki osaliselt olla põhjus, miks me üldse praegusesse konflikti sattusime. Trumpi administratsioon, kes on üldiselt varmas päästikule vajutama, eeldusel, et see ei tähenda vägede saatmist koha peale, eelistab pigem võidelda, kui tegeleda Ameerika Ühendriikide jaoks tuumariigi Iraani pikaajaliste tagajärgedega. Nüüd võiksime siinkohal peatuda. Saime teada midagi huvitavat ettepanekuõiguse kohta ning nägime vähem ilmselt teise järgu järeldust olukorras, kus sõjaline jõud muutub. Aga me elame endiselt maailmas, kus käib sõda ja käimas on ka teisi sunniviisilisi läbirääkimisi. Võtame selle loogika nüüd sammukese edasi ja liigume kaugemale itta, et arutada, miks see sama põhimõte näib põhjustavat Taiwani puhul olulist probleemi. Aga seal võib olla veidi rohkem lootust. Vainulene ettepaneku võim on siin lihtsalt selgem. Peking hoolib sellest, et Taiwani suveräänsust võimalikult palju vähendada. Ja enamasti saab Taiwan ise otsustada, kuidas see toimib, välja arvatud juhul, kui toimub PLA sissetung. Kui Taipei soovib kuulutada end täielikult iseseisva ja suveräänse riigi pealinnaks, siis ta võib seda teha. Kui ta soovib hoopis jääda ühe Hiina poliitika raamesse, siis saab ta seda samuti teha. Samal ajal on Pekingi võime seda valikut ilma sõjata dikteerida minimaalne. Xi saab kasutada oma mõjuvõimu, et sundida Taiwanit kandma rahvusvahelistel võistlustel Hiina stiilis vormiriideid. Või võib ta ette kirjutada täpse hiinakeelse sõna, mida nad kasutavad nimetuses Hiina Taipei sõna Hiina kohta. Ja jah, see on tõesti juhtunud. Või võib ta takistada Taiwani presidendil lendamast üle kolmandate või teise osapoole riikide. Tegelikult kuulub isegi see, kas me peaksime neid kirjeldama teise või kolmanda osapoole riikidena samasse kategooriasse. Päeva lõpuks on see siiski poliitiline teater. Taipei saab teha ettepaneku selle kohta, mis lõpuks tõeliselt oluline on. Keskne probleem väinaülestes suhetes praegu on oodatav jõudude tasakaalu muutus. Mandri-Hiina seisab silmitsi demograafilise kriisiga. Sa vajad tohutult palju inimjõudu, et saart valutada ja küll sa tead ülejäänut. Ja see viib meid kohe tagasi sama probleemi juurde nagu varem. Ja võib-olla on olukord isegi hullem, sest läbirääkimisjõud on nii tugevalt Taiwani kasuks. Siit tulevadki hirmud, et kolmas maailmasõda võib reaalsuseks saada. Siiski on Iraani ja Taiwani valitsusstruktuurides märkimisväärne erinevus. Demokraatlikud süsteemid kipuvad olema paremad status quo säilitamisel, eriti presidendisüsteemid, kus seadused peavad läbima mitu vetopunkti. Mõelge vaid sellele, kui paljud inimesed Ameerika Ühendriikides tunnevad pettumust, kui keeruline on saada seaduseelnõu läbi esindajate koja ja senati ning sellele ka presidendi allkiri. Taiwan on veidi erinev, sest seal on ainult ühekojaline seadusandlik kogu. See on peen poliitikateaduslik viis öelda, et neil on esindajate koda, aga mitte senatit. Või võib-olla on see senat, aga mitte esindajate koda. Igal juhul on Taiwanil ikkagi 2 komistuskivi, kui president uuesti mängu tuua. Lisaks on olemas võimalus vastu võtta põhiseaduse muudatusi, mille tühistamiseks tuleb läbida veelgi rohkem takistusi. Seega, kui Taiwan muretseb, et Mandri-Hiina võib tungida, kuna saar plaanib tulevikus midagi teha, siis võiks valitsus hakata vastu võtma seadusi, mis piiravad nende enda võimet tulevikus status quo'd muuta. Muidugi on Taiwani usutavatel lubadustel piirid. Kui 10 aasta pärast on seadusandlik kogu ja täidesaatev võim ühel meelel, et on aeg iseseisvaks Taiwaniks, siis ei saa valitsus täna suurt midagi teha, et seda piirata. Väljaspool õiguslikku raamistikku võiks isepäine president hakata käituma rohkem nagu suveräänne riigipea, kirjeldades Taiwanit avalikes kõnedes iseseisva riigina. See võib erineda riigi seadustest, kuid Pekingule on tähtis nii avalik kuvand kui ka õiguslik olukord. Kas see takistab Mandri sissetungi? Isegi kui Pekingil oleks kogu ettepaneku õigus, võib sõjalise võimekuse muutumine ikkagi sõda põhjustada. Seetõttu ei ole demokraatlikud institutsioonid mingi maagiline lahendus kõigile meie ennetava sõja probleemidele. Kuid need on paremad kui autokraatlik institutsionaalne süsteem, kus üks ainus inimene võib meelt muuta ja ootamatult kogu senise poliitika pea peale pöörata. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Sõjakulud tähendavad, et mitmesugused kokkulepped on võitlusest eelistatumad, millel on osapooltele olulised jaotuslikud tagajärjed. Ettepaneku õigus määrab, kes saab neid erinevusi ära kasutada. Iraan, kes kontrollib ettepanekuid Hormuzi väina poliitika kohta, tekitab keerukusi võimu muutumisega ajas toimetulekul.
ja Taiwani demokraatlikud institutsioonid võivad leevendada sarnast probleemi Taiwani väinas. Nagu ma alguses ütlesin, tuli tänane teema algselt küsimusest, mis oli mõeldud minu uue sarja jaoks, Lines on Maps Extra kanalil, kus ma püüan vastata vaatajate peamistele küsimustele maailma kohta 8 minuti või vähemaga. Vaata kogu seda esitusloendit siit. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Okay, end.